Õigesti surja, mu sõbrad, tähendab aktsepteerida oma lahkumist, mõista, et see on paratamatu. Vastupidi, teie hingeseisundi jaoks, kes on elanud oma elu õigesti, on see suurepärane protsess. See on kerguse protsess, see on vabaduse protsess, see on lennuprotsess, see on ühtsuse protsess nende hingedega, kellega te olite ühtses siinses maailmas ja peenmõõtmetes. See on ülevseisund, õnneseisund, kui inimene, hea inimene, hüljates oma keha, lahkub puhtaimasse eluseisundisse. Ja seal armastades kõiki siin maa peal, korjab ta sealt kogu oma armastuse vilju. Ta suundub sellesse kõikehõlmavasse armastusse ja supleb selles armastuses. Ja maailm ise on avaldunud armastuse seisundis. Ta elab armastuses, ta elab ühtsuses iga inimesega, iga hingega, sest siin ta ei eraldanud, ta ei jaganud midagi, ta ei rikkunud kosmoseseadusi, universumi seadusi, ta elas ühtsuses kogu maailmaga ja ta jätkab ühtses armastuses, lahkudes puhtasse eluseisundisse igavesse ellu. Sellised inimesed naudivad oma surmajärgset kogemust, selliste inimeste hinged näevad oma lahkumist, nad mõistavad, nad teevad seda teadlikult, nad väljuvad teadlikult kehast, tehes oma viimase väljahingamise, viimase sissehingamise ja viimase väljahingamise. Ja seejärel, mu sõbrad, nad näevad, kuidas nende omaksed ja lähedased need teele saadavad ning 36 tunni pärast saavad nad liikuda kanalis sellesse puhtamasse armastuse seisundisse, mida nad tundsid siin, elades maa peal. Miks seda protsessi inimese eest varjatakse? Miks ei ole peres kombeks rääkida surmast? Miks ei ole kombeks rääkida surmajärgsest kogemusest? Aga sellepärast, et kui sellest rääkida, siis tuleb rääkida ka elu õigsusest, õigest käitumisest selles elus, õigest väljendumisest selles elus, selle elu õigest mõistmisest. Ja see ei ole kaugeltki igale inimesele kasulik. Maatriks püüab igati hoida inimest hirmus, mõistmatuses, teadmatuses, teadvustamata seisundis, kus inimesed elades oma elusid lahkuvad enesetapja staatuses. Kuid vaadake, mu sõbrad, kui inimene lahkub sellest maailmast, tehakse tema elust kokkuvõte ja võetakse vastu otsus tema elu kohta. See tähendab, tehakse järeldused, kuidas ta oma elu elas ja need seeravid hoolekandjad, kes sellist inimest juhtisid, kõiki inimesi juhivad seeravid hoolekandjad ja nad teevad inimese elust kokkuvõtte ja annavad talle staatuse, kellena ta lahkub, kas rahutooja, vaimse isiksuse rollis, hea inimese rollis, kes aga ei suutnud eriti arendada oma hinge ja teatud seisundit. Või mõrvari või enesetapja rollis siin, sellel planeedil ja väga paljud inimesed on hakanud praegu sellele mõtlema. Ja väga paljud inimesed uurivad praegu väga tõsiselt seda surmajärgse kogemuse teemat. Igal ühel teist on vaja elu õigesti elada. Kuidas siis elu õigesti elada? Järgida kosmoseseadusi, mõista kõike, mõista kõiki, püüda elada oma elu nii, et teil ei oleks häbi elatud aastate pärast. Püüda olla moraalselt ja eetiliselt puhas inimene. On olemas moraalsed väärtused, see on ausus, see on korrektsus, see on teadlikkus, see on aktsepteerimine, need on kultuuriväärtused, mis teil on, need on kõrged eetilised väärtused, mis peavad avalduma vaimsel inimesel. Ma tahan, et te elaksite õiget, moraalset, eetilist elu. See on väga oluline teie teadvustamisele ja teie elule enesele, teie saatusele, sellele õnnele, millest te nii väga unistate. Ja loomulikult, kui tuleb teie aeg sellest kehast lahkuda, suudate te sellest õigesti lahkuda läbi 4. tšakra, hinge energiakeskuse.